külmad dušid, jäävannid, talisuplus, miks on üha rohkem inimesi valmis end vabatahtlikult külma kätte panema? Paljude jaoks tundub see hullumeelsus. Tegelikult on külmateraapia üks vanimaid ja tõhusamaid viise keha ja vaimu karastamiseks. Külma on kasutatud juba sajandeid. Põhjamaades karastati end jääaugus. Hippokrates soovitas külmaveevanne tervenduseks ning ka Eesti rahvameditsiinis teati, et külm vesi turgutab keha ja meelt. Mis toimub kehas külmaga kokkupuutel? Veresooned ahenevad ja veri liigub elutähtsatesse organitesse. Kui külmast välja tulla, tekib tugev vereringe taastumisefekt. Stressihormoon kortisool väheneb, samal ajal tõusevad adrenaliin ja nooradrenaliin. Tulemuseks on erksus ja energia. Uuringud näitavad, et dopamiini tase ajus võib külma mõjul püsida tõusnuna mitmeid tunde, andes pikaajalise heaolu ja motivatsioonitunde. Regulaarne külma kokkupuude tugevdab immuunsüsteemi ja võib kiirendada treeningujärgset taastumist. Külm ei treeni ainult keha, vaid ka meelt. See õpetab ebamugavust taluma, mõtteid rahustama ja kohal olema. Paljud ütlevad, et pärast külma kokkupuudet tunnevad nad end justkui uuesti sündinuna. Kui rääkida külmateraapiast, ei saa mööda minna ühest mehest. Wim Hof, keda tuntakse üle maailma kui The Iceman ehk jäämees. Ta on püstitanud kümneid maailmarekordeid, näiteks ujumine jää all, paljajalu Arktikas maratoni jooksmine ning pikim jäävannis istumine. Uuringud on kinnitanud, et tema meetod lubab inimestel teadlikult mõjutada autonoomset närvisüsteemi ja immuunsust, midagi, mida varem peeti võimatuks. Aga Wimmi lugu pole ainult ekstreemsetest rekorditest. Wim kaotas oma naise, kes võitles sügava depressiooniga. Pärast seda jäi ta 4 lapse üksikvanemaks. Wim on korduvalt öelnud, et just külm päästis ta, et jäävesi ja hingamispraktikad aitasid tal leida rahu ja jõudu, mida ükski muu meetod ei andnud. Täna praktiseerivad tema loodud Wim Hof meetodid miljonid inimesed üle kogu maailma. See ühendab külmateraapia, hingamistehnikad ja vaimse treeningu ja tema sõnum on lihtne. Külm on aus õpetaja. Mis on külmateraapia peamised kasutegurid? Suurenenud energia ja erksus, parem meeleolu, dopamiini ja endorfiinide tõusu tõttu, vähenenud stress ja ärevus, kiirem lihaste taastumine ja vähenenud põletik kehas, tugevam immuunsus ja parem uni. Mis on aga levinud väärarusaamad külmateraapia kohta? Number 1. Külmateraapia on ohtlik kõigile. Tegelikult on ohtlik ainult teatud terviseprobleemide korral, näiteks tõsised südamehaigused. Enamikule inimestest on see täiesti ohutu, kui alustada aeglaselt. Number 2. Pean kohe jääauku hüppama. Ei pea. Alustada saab juba kodus duši lõpetamisega 20-30 sekundilise külmavee all. Number 3. See on ainult sportlastele. Tegelikult sobib külmateraapia kõigile, kes tahavad paremat enesetunnet ja tervist. Kuidas alustada? Lõpeta oma dušš 20-30 sekundilise külmaveega. Pikenda aega ja temperatuuri järk-järgult, kuni tunned end mugavamalt. Keskendu hingamisele. Rahulik sügav hingamine aitab kehal külmaga kohaneda. Käi suvel iga ilmaga ujumas ja jätka käimist 2-3 korda nädalas sügisel. Kui oled valmis, proovi jäävanni või talisuuplemist, kuid tee seda alati turvaliselt ja mitte üksi. Külm võib alguses tunduda vaenlane, aga tegelikult on ta üks parimaid treenereid, kes meil on. Ta karastab keha, selgitab meelt ja annab energiat, mida me oma tänapäeva kiires elus hädasti vajame. Kui suudad leida rahu jääkülmas vees, leiad rahu ka kõige tormilisemas päevas.